donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Alustame jälle uue päevaga. Meil on reede ja 16 juuni äkki vist jah. Ja siin Liustikul meil siis käia eile õhtul ei õnnestunud, aga maja oli selles suurepärane, ööbida oli mõnus, magada oli hea, hommikusööki sai nautida päikese käes terrassil, nii et väga mõnus. Käisin receptionis, andsime võtmed ära ja sõidame siis edasi. Et täna õhtuks meil on siis plaan jõuda Bergenisse, vihmapealinna eks näis, kas sajab või ei, loodame, et meil veab ja et ei saja. Aga tee peal jäävad siis mõned vaatamisväärsused ka. Üks pisike praamisõit on meil plaanis. Siis on see Lärdali tunnel, mis on üks pikimaid siin Norras. Ja aga esimene sihtpunkt on meil peale pandud Borgundi kirik, et mingi püstpalkkirik. Et lähme kõigepealt vaatame seda ja kõike muud ka huvitavat, mis me tee peal näeme. Sõidame. Väike jalasirutuspaus tee peal. Me oleme umbes 400 meetri kõrgusel siis praegu. Autoga tulime. Täitsa äge. Veel üks ilus koht siin. Tore mägi. Peegeldus vee pealt on ka nii äge. Siin on majad olla. Vesi tuleb ülevalt alla kesest. Ummiktöö peal tekkinud seoses selliste loomakestega. Rahulikult jalutavad siin tööle. Oi, kui palju neid on. Kitsed ja lambad ja issand, terve rivi on neid siin. Vahi, kui palju. Täitsa lõpp. Ja lambad segame. Tegime väikse peatuse siin, see Circle K-s. Tegime lõvile pesu siin Pilvaskis. See tuli tegelikult 23 eurosentidega tuli. 296 Norra krooni ja eurodes 23,71. Vot. Ja nüüd sõidame edasi. Borgundi kiriku poole. Jälle väike jalasirutuse paus. Ja siit avaneb siis vaade Fjärlandi fjordile. Vesi on nii rahulik ja ilus alati, need mäepeegeldused on nii ilusad. Äge. See tundub, et saame kohe praami peale ka kenasti. Et nii kui tunnelist välja saime, kohe oli ees, et sõida laevale. Loodame, et nii on. Saimegi niimoodi kohe otsa, isegi seisma ei pidanud kordagi jääma. Kohe hopsti laeva. Väga hästi. Ja kohe laev juba sõidab. See käis küll nagu väga kiiresti. Pole nii kiire, et praamisõit on nagu oldki. Võtad peal kõike. Jõudnud siis siia Borgundi kiriku juurde. Nüüd lähme vaatame, et pidi olema imeilus püstpalkkirik.
piletid kiriku juurde, seal käis mingi kontsert praegu, nagu kuulda oli. 110 Norra krooni oli üks. Nii et lähme vaatame. Et lugesin siis nii palju juurde, et see kirik on ehitatud aastal 1180 ja mingite mööduvate käsitööliste poolt lihtsalt siis nagu. Ja siin ees on surnud. Kirik seest poolt, et hästi sõpne. Siuke lõhn on ka sees selline vana puidu ja pigilõhn, mis mul tallaaltki tuleb nüüd. Näitan neid ka, siin on nagu Norra lipud ja siin on linnukesed. Uuem kirik ka. See uuem kirik on siis aastast 1868. See mulle tundub on siuke tegevkirik, et siin toimuvad ikkagi jumalateenistused mingil ajal. Jõudsime siis nüüd selle maailma pikima tunneli. Ma alguses lugesin, et on Norra pikim tunnel, aga tuleb välja, et see on maailma pikim tunnel. On siis Lärdali tunnel ja mis ta oli 24,5 kilomeetrit pikk siis. Esmapilgul on täitsa tavaline tunnel. Nii et sõidame siis. Valgus on siin niimoodi valgustatud. Taabki siis see tunnel läbi. Jõuame siit kohe välja. Olemegi jälle päevavalges. Tulime nüüd vahepeal siin sõitsime üles, aga sa vaatasid ka kui kõrgele või ei või? Üle 500 midagi oli. Üle 500, et oleme mingi 600. Stegasteni vaateplatvormile jõudsime, et loodust imetlema ja vaatama. Selline vaateplatvorm on siin siis äge. Rahvas on seal peal. Guck da mal runter. Ja, ich glaube 1400 Meter ist das hoch. Ja. Võimas vaade küll ei näe. Midagi väiksed on majad seal alla. Pisiksed. Jõudsime siis Tvinde kose juurde. Et seda Tvinde koske siis on nimetatud ka trollikoseks ja samuti on teda siis peetud igavese nooruse allikaks. Lähme vaatame. Pikimine ei ole piknik ju. Päris kõrge ka. Mega aur on üleval. Õhtuks jälle lokid pähe omale. Tänane programm on meil sellega vist enam-vähem tehtud. 400 meetri pärast pööra ringristmikult paremale. Esimene maasõit. Kas ta niimoodi mulle vahele muliseb? Et tänane programm on tehtud. See Tvinde kosk on vaadatud. See oli viimane nimekirjas.
ja nüüd me siis suundume oma Üümaja pööra poole, ringristmikult paremale. Esimene maasõit. mis siis asub Bergenis ja meil on sinna umbes 87 kilomeetrit sõita läbi rohkete tunnelite, nagu näha jälle taaskord. Oma majakesse kohale, et meie maja on see siin siis selline Bergenis Bratland Camping. Et siin need on sellised. Aga kohe tassime asjad tuppa ja vaatame toa üle ja seest on siis selline, on siin köök, siin on meil telekas, söögilaud ja siit läheb trepp üles, ma arvan, et magamistoad on seal üleval, siis siin on ilmselt vannituba, on valges ka näha. Trepist üles, siin on siis selline on üks magamistuba siin, selline on üks ja siin on teine. Siin on voodi. Jääb uduseks mul kogu aeg. Ja siin on teine veel. Veel üks voodi siis siin siuke nurga taga. Naljakas elamine nagu. Rõdu on siin kaasas, et kus on võimalik nagu istuda või olla. Vaade on selline. Tere hommikust. 300 meetri pärast. Sõida ringristmikult otse edasi. Teine mahasõit. Kohe kukub vahele segama, nii kui ma suu lahti Hoia vasakule. Et tahtsin öelda, et meil on täna laupäev. Sõida ringristmikult otse edasi. Teine mahasõit. Seejärel hoia vasakule. Meil on täna laupäev, 17. juuni. Ja meie oleme teel siis Bergenisse, meil on täna Bergeni päev. Et Bergen on siis 7 mäe vahel asuv võluv vana Hansalinn ja Bergen nimetab ennast ka fjordide väravaks. Võimalus on jalutada seal kuulsal Brügeni kai pealsel, mis on üks linna tähtsamaid vaatamisväärsusi. Sinna me plaanime ise ka minna, et vana ja uus arhitektuur on põnevaks taustaks rahvarohketele tänavatele ja kaide saginatele. Suhteliselt lähedal asub ka Bergeni kindlus. No vaatame, kui jõuame, vaatame selle ka üle. Ja kogu see Brügeni linnaosa kuulub siis UNESCO maailmapärandisse. Üheks linna visiitkaardiks on ka kalaturg, aga sinna meie otsusime, et me ei lähe et kalaturule. Kala me nagu nii osta ei taha. Ja Flöieni mägi on siis see, et kus on võimalik öisraudteega 320 meetri kõrgusele tõusta, et sinna me plaanime ka kindlasti minna. Vats nii. Me oleme siis jõudnud Bergenisse. Auto parkisime ära. Ja nüüd jalutame edasi, vaatame, mis põnevat tee peal näha. Tulime siis akvaariumisse, Bergeni omasse. Nii otsime piletid ja oleme nüüd siis siin akvaariumis. Ja siin on kohe väiksed pingud tervitavad meid. Pesupäev.
Mis sa ütlesid ta kohta? Tahab välja saada? Välja saada, teeme kuidagi, avame uksed või? Et kilpul saaks tulla. Vaata, siin on mingi seda. Teine seal pea püsti. Selline äge tunne on see. Ei saab tunneda teine otsa. Otsime pirajad. Ühe parvega koos. Aga neid jah teistega kokku ei lasta. Lehvitab sulle peaaegu. Vaatab sulle sinna. No võtta akvaariumile on ring peale tehtud, et nüüd siis liigume edasi linna poole. Ja siis nüüd jälle linna peale. Huvitav park ja majad siin. Ja nüüd liigume edasi sinna sadama poole, teisele poole seda kallast läheme. Oleme siin päris mere ääres. Need on need kuulsad, need prüge kai värvilised majad siis, millest on juttu olnud. Ja seal tagapool on kindlus, Bergeni kindlus. Ringi on meeletu rahvas. Jube palju rahvast, mis toimub. Ja vaatame. Täna on laupäevane päev ju ka. Tuleb välja, et me oleme siis praegu siin sellel Bergeni kalaturul, mis on see ülipopulaarne. Aga siin hakkab ka mingi üritus, lava on üles pandud ja rahvast on meeletult. No millised kalalõhnad siin üleval on, nad siin küpsetavad ja teevad ka neid kalu. Söögikohad on all ja et jube palju. Arutasime, et nii palju rahvast koos, sest mäletasime, ma ei tea, enne koroonat millalgi, et ma ei ole sellist rahvamassi juba aastaid vist näinud. Ja,
Tanto metti di questo. Peaksime saama siis piletid, et sõita üles Fløieni mäele, tundub mulle. Läksime siia üles Fløieni mäele siis. Siin on palju kohvikuid on. Selline tuttav troll on siin. Tegime taga pilti ka. Taas kord. Ja nüüd lähme siis vaadet vaatama. Rahvamass siin on seda imetlemas, seda vaadet. Ennast vahele pressima. Meer dan je kunt filteren. We hebben er nog van. Oh, my bag. Zeg het eens. I don't find my bag. You know inflation. Ilus on küll. Kuidas? Ei tahet sinuga suhelda, pani oma teed. Saad siin samas niimoodi ka. Niimoodi siin. Neid on siin mitu. Sõidame siis alla linna tagasi. Oleme siis all linnas tagasi Bergenis. Et üldiselt ega me siin väga palju rohkem ringi vist ei tenni, et on juba vaadatud ka. Et meil on plaan veel äkki minna Edward Griegi muuseumisse. Et korra mõtlesime kuhugi mäe otsa ka minna Ulrikebanen, aga sinna ei ole meil pointi nagu. Sellepärast, et me oleme juba põhimõtteliselt sama vaadet saanud seal, kust me tulime Fløieni mäelt. Otsime siis nüüd sellisesse kohta nagu Troldhaugen. Ja siin asub siis helilooja Edward Griegi kodumuuseum siis nagu. Ta elas siin koos oma abikaasa Niinaga ja ta töötas siin peaks olema mingi majake, kus sündisid siis tema heliteosed ja samuti on nad maetud siia. Edward ise ja tema abikaasa Niina ka siis. Ja nende see majake, villa, pärineb siis aastast 1885. Lähme vaatame. Jõudsime siis siia muuseumi juurde. Edward Grieg. Kui meile midagi ei andnud otse, aga pilet meil on, nii et võime siseneda. See siis peaks olema see villa, mis on siis 1885 aastast. Pärit ma siia poole. Siis tema see joon. Villa on ilus küll mida. Ja see loodus siin ümber on ka ikka väga ilus. On nii korras ja kohas. Ja vaata, milline vaade siit avaneb ju. Sinne. Ka ilus. On see hütt. Võib olla. Nüüd kui laud ja klaver ja voodi on tal seal.
et see oli see hütt, kus ta siis oma muusikat tegi. Nüüd siis jõudsime siia, et siin on siis see Edward Griegi ja tema abikaasa Niina haud. Nad on nagu siin kalju sisse maetud. Tundub metsa sees, siit me mööda teed tulime sealt. Ja samas siis siin mere ääres, kus oli tema kodu ja lemmikvaated. Nii, tundub, et siin on ka meil ring peale tehtud. Lähme siit metsavaheteed mööda tagasi ja siis auto peale, siis poodi ja siis koju. Et tänane päev vist hakkab sellega saama ühele poole.